Tere, head YouTube'i kuulajad ja Kagu raadio kuulajad. Väike vahe oli sees, näed ikka ilm oli varasemalt küll heitlik, ka sain mina kannatada. Aga loodan, et nüüd läheb kõik hästi edasi. Tänaseks minu saatekülaliseks on Viljandimaa mees. Ruudo Puks. Jah. Tere Ruudo Puks. Tere. No sina oled kus kohast pärit? Täpsemini olen Karksi külast, jah. Karksi külast? Jah, sündinud olen siis Viljandis, aga Karksis üles kasvanud. Vaat Karksis oli mis asi? Veinitehas? Ei, õlletehas. Õlletehas, veinitehas ja kanalat. Käisid tööl ka seal? Ikka. Olid rüüpa ka, jah? No sedagi sai tehtud. Isa oli sul siis koloosi esimees? Isa oli koloosi esimees, jah. Pikki aastaid või? Pealt 30 aasta. Majandijuht? Majandijuht oli. Ma peaks tundma, ma ei Maaritsa koloosi esimees, see on küll Põlvamaal. Aga vanasti vahepeal käisime koos ka. Kindlasti, kui pikaajalist. Aga kus sul see põllumajandusvastu huvi tuli? Isalt või? No see tuli ikka isalt, jah, siis ma läksin põllumajandust. Üks poiss sa pead õppima koloosi esimeheks? Ei, ta niimoodi ei käskinud. Aga no see sinu aeg ei jõudnud kätte? Ei jõudnud, jah. Sain ennem ära. Enne kadus see kord ära. No ütleme, et sa oled lõpetanud siis Karksi algkooli. Karksi Nuia gümnaasium. Karksi Nuia, see on gümnaasium, jah. No siis ta oli keskkool, jah. Ja siis pärast läksin Tihemetsa, siis hiljem siis Mainori majanduskool ja siis EPA. EPA-s õppisid? Õppisin magistratuuris turismi arendamist, maaturismi, loodusturismi arendamist. Aga see oli sul hea mõte ja ma mõtlen, et vaatasin, kui ma sinuga saate ette valmistasin, vaatasin, et püha jumal. Müts maha, medal on sulle selle eest antud või? Et sa selle Kopra talu turismi talu tegid? See oli siis Maarahva kongressil, sain küll jah, auhinna parima maaettevõtte eest. See on võimas. Üle andsid Edgar Savisaar ja Arnold Rüütel, keda siis täna kummadki ei ole. Ei ole jah, see oli võimas. No vanasti oli jah Maarahva kongress. Jah. Et ütleb, et sa lõpetasid need koolid, kas vahepeal jõudsid tööd ka teha või panid järgmise kooli? Ei, ma ikka kogu aeg, ma paralleelselt töötasin. Kaugõppes? Kaugõppes, jah. Kõik lõpetas põllu? Kõik lõpetasid. Ja majanduse lõpetasid? Ka kaugõppes. Ja sul oligi mingi siht, et sa hakkad mingi turismiga tegelema? No sa vaatad selle järgi, et mis võimalused sul on ja millised eeldused on ja siis hakkad selles suunas liikuma. Majandus ongi ju see, et sa otsid nagu lahendusi. Lahendusi, jah. Jah, ettevõtja ju, mis asi on ettevõtja? Ettevõtja on inimene, kes võtab ette. Midagi? Jah, midagi ette ja kes on ettevõtlik. Aga sa käisid veel, tegid magistri ka või? Jah, magistri tegid Maaülikoolis. See on vanasti nimetati peaaegu seda doktorit või teaduslikuks? No ei kujuta ette, kuidas, ma seda isegi ei tea, kuidas vanasti. Jah, no sealt edasi on võimalik doktorisse minna, jah, kui magister on tehtud. Aga õppejõuks ei taht minna? Õppejõust sai ka oldud tehnikumides, õpetasin turismi. Õpetasid? Jah. Ja õpetasin ka Mainori majanduskoolis majandust. Nüüd ma vaatasin see Kopri turismitalu OÜ Tuhalaanes, Mulgi vald, Viljandi maakond, 20 kilomeetrit Viljandist. Jah. Kas see koht oli olemas või sa otsisid? Ei, see oli isa koht, isa ja ema talukoht oli. Isa talukoht? Jah. Sealt hakkasin edasi sai palju selgemaks. Ja kui suur see pind oli? No sinna sai juurde ostetud, alguses oli seal 4 hektarit, aga praegu on 50, jah. Ütleme niimoodi, et see, kes esimest korda vaatab seda, siis ma tõusin püsti. See on võimas. No seda on palju tehtud, seal kaua on tehtud. Mis aastast sa alustasid? Augustis saab 25 aastat, no see tähendabki, et siis 2000. 2000, jah. 2000 läks käima. Läks käima, jah. Ja ennem seda sai... Kas see Kopra talu oli seal siis varem olemas või? Ei, ta oli Metsanurga talu oli ta. Kopra taluks sai ta nimetatud nagu siis, kui need Koprad tulid Eestimaale, kõndisid seal mööda platsi ringi ja ujusid mööda jõge, et siis... Lihtsalt võtsid? Jah, siis lihtsalt et ta püüab pilku ka muidugi hästi. Jah, Kopras seal tegutseb, siis ta oli alguses ka populaarne. 25 aasta jooksul on seal väga võimsalt tehtud. Jah, terve see aeg on ehitatud ja tehtud. Mind seal ennast küll ei ole enam 17 aastat. Kõik on selge. Ja saan aru. Aga ma mõtlen seda, et kui inimene sellise entusiasmiks seda teeb, terve pere, palju sul lapsi on? 2 poega. 2 poega. Ja 3
Tähendab, ma olen 2-kordne vanaisa ja 3. on vana, tulemus. juba nii noored. Jah, ja 3. on tulemus. Tubli mees. Kõik pojad ja pojapojad. No mina olen 76 ja sina 56, et no mul on ka muidugi 5 lapselast, aga neil võiks olla juba, ma võiks olla juba vana isa, aga tänapäeval noored millegipärast ei taha. Aga ütleme, kui sina hakkasid seda tegema, siis alul hakkasid koos abikaasaga Ja. ja hiljem tulid lapsed appi. Hiljem ka ja lapsed kasvasid, tulid appi. Ikka huvitav, ma mõtlen, et talvel saab seal 125 inimest siis nõu pidada ja muid asju ja suvel 1000. No isegi rohkem. No, seal on vist üle palju neid, ma seal lugesin küll, mul läks juba segamini. Ütleme, et kõigepealt, kui esivanematelt sai, siis seal midagi peal oli ju. Seal oli paar maja, jah. Aga teistel olid nagu laudad ja sellised, need sai kõik ümber ehitatud. Tööstushoone ja laut ja siis pesumaja oli ja need on kõik ümber ehitatud siis turismihooneteks. Ütleme, et see sinusugune mees peaks olema peaminister. Ei tea, kas nüüd nii. Ei, no ikka võimas värk sellise asja üles ehitada oma perega. Ja noh, vahel lähevad elus asjad sassi, aga meie täna seda ei aruta. Aga ma mõtlen seda, et no lapsed jätkavad seal koos sinu endise abikaasaga. Sa oled küll teistel teedel, las Ranto teeb sinuga teinekord. Androos. Aga me räägime sellest, et idee tuleb, sul kodas tuli, mõtlesid pikalt või pidasid kellegagi nõu, et teha turismitalu. No seal oli tegelikult oli... Isa oli kasulaulabis või? Ei, isa lahkus juba 92. aastal. Aga sealt tuleb selline olukord, et sa jääd teatud momendil sundseisu ette, kas see majapidamine laguneb ära või sa võtad seal midagi ette. Sest aeg teeb oma töö. Sa pead alustama midagi seal tegema. Ja siis lõpuks tuleb see asi, et kas sa müüd selle koha maha või alustad mingi tegevusega. No sinna on maju juurde ehitatud ju. No see läks siis nagu, kuna me saime aru, et turismiga on võimalik seal edendada, siis see maju juurde tehtud ja kasutatud kõiki võimalusi selleks, et kas Eestis veel niisugust võimalust turismitalu on? On väga sellised, no sellist kompleksset ei ole. Ei, ma mõtlen niisugune kompleks, seal on veel mingi suure, mis ta on hall või? See on päikeselavaks nimetatud. Mis asi? Päikeselava, see on välilava, mille all saab seal mitusada inimest siis suvepäevi pidada ja üritusi suvisel ajal. Ütleme, et... Ja sellist ei ole kuskil, jah. Mina ei ole näinud, ma tõusin kohe püsti, ma ütlesin abikaasaga, tule vaatad, et me oleme ime peale sattunud, see mees peab siin kõigil rääkima ja kui sa nüüd hakkad kandideerima Tartus, siis sinusugune mees peakski olema linnapea. Sa oled noor, 56-aastane, tohutu kogemustega, sa oled elanud suures välisriigis, kus on kunagi üle 40 inimese Ukrainas ja miljoni ja olnud seal nendes keeristes. Aga nagu ma ütlesin, me räägime sellest, kuidas sinust sai niisugune tubli ettevõtja, hakkaja. Kas riik ka sind on toetanud? PRIA programmidest ma sain toetust küll, jah. Pidid ikka kirjutama, ütleme raskelt tuli või? Raskelt ikka, jah. Ega väga keeruline oli neid täidega viia, sellepärast, et ega pangad tegid kõik selleks, et ei õnnestuks. Et ei saaks? Et ei saaks lõpule viidud, jah. Kõik tegid selleks kogu aeg. Ma mõtlen, sa ütlesid, et 50 hektarit on see plats kõik või? Jah. Ma vaatasin, seal on 2 suurt maa jäi mulle silma. Siis ta suur. Õuemaa on üle 4 hektari, kus seis need mängud ja kus suvepäevad ja no siis võib veel öelda, et seal kõrval olev siuke territoorium on autode parkimiseks, busside parkimiseks üle 2 hektari. Et tegevus käib võib-olla seal siis 6-7 hektari peal. Ülejäänud on siuke metsarajad ja siuke. Ütleme, et ta on nagu sportlikul eesmärkidel ka või? Ja ikka tegevus. Mis seal veel tegevus on kõik. No väljas saab ikka teha kõikvõimalikke mänge, selle peale on hästi palju mõeldud, et kuidas saab siis väljas ühistegevust, et kui ettevõte tuleb tegema oma suvepäevi, siis on väga tähtis, need inimesed saaksid millegiga tegeleda ja et nad tunneksid ennast hästi.
no ütleme, et asutused, ettevõtted saavad siis. Jah. Seal on siis koha peal keegi, kes juhib ka või? Jaa, seal on ikkagi inimesed, kes teevad neid matkasid ja mänge ja Ütleme 25 aastat on läinud, ma mõtlen, et kui sa alustasid 2 palja käega ja abikaasa oli kõrval teise 2 palja käega, siis sa olid 30. 31, jah. Väga haritud. Siis veel ei olnud, siis oli ainult kõrgharidus, siis magistrit ei olnud. Magister sai vahepeal kõrvalt õpitud. Ütleme, et oled selline järjepidev olnud. Jah, käisin ka Hollandis isegi õppimas turismi. Turismi õppimas. Jah, Hollandi ülikoolis, Wageningeni. Aga ütleme, kui sa nüüd tagasi vaatad, milline osa see kõige raskem oli? Tähendab, no kõige raskem on alati algus, et see käima saada, aga siis sa pead nagu edasi arenema ja sa pead nagu, tähendab, ühiskond on pidevas muutuses. Kui alguses oli niimoodi, et kõik nagu soosisid arengule kaasa, ütleme, et riik oli huvitatud, et kõik areneb. Hiljem hakkas tulema sellised pidevalt kaikad kodaratesse liigutused, kus noh. Aga kes need segavad faktorid on? Võiks öelda, et meeletud nõuded, mis nagu peale suruti. Mis on riigi poolt tuleb? Riigi poolt tulevad meeletud nõuded, see turismi selle? Kõikide, kuna turismitalu on ju ettevõte, kus on siis kõik, ühesõnaga veterinaar, siis on seal Päästeamet, siis on Keskkonnaamet, siis on no kõik ametnikud, mis immigratsioon on ju, et kas välismaa turistid tulevad, kes need on ja kuidas. Et kõik see on kõikide ametkondadega seotud. Ütleme, et nad rohkem segasid, kui arendasid siin. No nemad ei arendanud ikka küll mitte midagi, nad ikka ainult takistasid. Sa pead hakkama inimesi tööle võtma selle jaoks, et lihtsalt paberit täita. Lihtsalt selle jaoks, et paberit täita ja see bürokraatia on oma olemuselt kasvav selline organism, mis hakkab ise endale tööd juurde tegema. Nagu vahel oli näha seal. Palju seal kõrgajal sul töötas? No seal oli 30 inimest isegi. Kui suured suvepäevad, tuhandelised suvepäevad seal. Olgesin hääd seal suvepäev, see on 1000 ja. Rekord on üle 2000 vist isegi kohal on seal. See on põld, selle territoorium on piisav selleks, et on võimalik see läbi viia. Samas ta jääb ikkagi kompleksseks, kus siis nagu inimestel on mugav olla ja nad on üksteisele lähedal. Kui on turismiettevõte kuskil mere ääres, kus on pikk mere äär ja siis nad peavad mingil hetkel kogunema, siis nad kogunevad seal 45 minutit. See on siuke, aga seal on kõik hästi komplektne. Ta on komplektne ja ta on kohe, ütleme, hästi pildistatud ka muidugi, kes tahab, olge head, vaadake. Pange sisse Kopra talu, turismitalu ja te saate suurem, kas või uudishimust käike ära just. Ma ükskord tulen ka vaatan ära puht uudishimust, et millist vaeva oled sa ikka näinud? Ja ei, lihtsalt ei ole seal küll mitte midagi tulnud. Aga kas see, ütleme, sinul selline töökus juba lapsepõlves isa kasvatamisel või isa ema kasvatamisel või? Ta on kogu aeg... Kuidas sinu lapsepõlve möödus? Ei, no kogu aeg tuli ikka midagi teha, aga mitte sunniviisiliselt teha, vaid ise tahtsid. Küll oli vaja tehnikaga tegeleda ja küll oli vaja mootorrataste ja kartautodega ja ise ehitasin mototsiklit ja kogu aeg oli ikka mingisugune tegevus. Pilli mängisin, saksofoni ja siis oli vaja kitarri veel kõrvalt õppida. Aga sa oled ansamblis ka veel mängida? Ja. Ukrainas mängime siiamaani. Ja nüüd siis... Saksofoni? Ei, kitarri. Aga saksofoni ka kui vaja. Laulad ka või? Ei ole, laulumis eriti ei ole. Ei ole, jah? Aga kus see muusika? See on ka vanaisast, et vanaisa oli Adolf Lannes, oli Abja. Te olete kogu aeg, te olete sealt ühest piirkonnast, jah. Mulk, ega säärane mulk või päris mulk? Päris mulgid ikka, jah. Päris mulgid, jah. Et... See on nagu põlvus või? Isa Allistest ja ema Uue Karistest. Seal ei olegi vahet praktiliselt. See on nagu süda mulgimaa. Ja ütleme, et lapsepõlves käis pioneerilaagris. Ei käinud. Ei käinud. Kodus oli nii palju tööd. Kodus olin kogu aeg, jah. Kas me olime seal küll töö- ja puhkelaagrites, aga pioneerilaagrites kuidagi ei sattunud. Kui oleks võib-olla saadetud, oleks ju läinud ka, et ega ju selle ajal midagi aru ei saanud, mis asjad nad on. Ja ütleme niimoodi, et kodus vanemad loomi ka pidasid või? Jah, meil oli seal 6 lehma ja mõned sead ja siis kui... No siis on nii palju tööd, kus sa lähed?
jaa. Lüpsta oskad lehma? Oskan ikka. Oskad ma käsitsi? Käsitsi ikka. Oled lüpstud? On lüpstud küll, jah. Kurat, meil on kolleegid, mina olen ka lüpstud. Ega ma spetsialist eriti ei ole, aga ära on tehtud, kui on vaja. Mina muidugi oleks hea meelega lüpsnud, aga kuna mul abikaasa läks tehnikumi kaugõppesse õppima ja siis ma pidin lüpsma. Allul olid küll, põlved olid märjad, isegi pisar tuli silma, aga ära appisin. Ja järgmised korrad läks juba ludinal. Nii et imelik, et kodus omal ajal emale, meil oli leht kodus ja lehmakrõnnu nagu oli, tollega sai karjaski käidud. Et keegi nagu ei õpetanud, ema lüpsis ja, aga mis mulle ema juures meeldib, mille eest ma kohe tõusen püsti ja tänan oma ema südamest. Iga hommik võttis mul kratist kinni, kui läks lehma lüpsma, seal oli kruus, plekkruus, jõin ja nutsin tuud sooja piima. Ei taht juua. Aga suur tänu, see oli nii vajalik ja nii kasulik. Sinuga tehti niimoodi või? Mina jõin sooja piima ikka päris mõnuga, mulle nagu sobis. Mulle ei sobinud, aga pärast iga hommik ja vaata, kui tähtis see on. Ja ma ei oska öelda, kas tänane piim on enam seda väärtus, mis ta tol ajal oli. No ta oli puht ju rohu peal ega mingist, ma ei tea, soola kuigi palju anti, aga mingid jõusööta midagi ei olnud. Ja mul vanaema ikkagi söötis seda leiba veel, see oli see leiba söötmise aeg oli. See musta leiba, see leiba sai ise ka söödud siis kõvasti, et see leib oli ju nii maitsev, kui ta tuli. Oli küll, jah. Ise tehtud kodus ju. Kas ise tehtud või oli, jah. Aga teil juba siis sootsetati. Mulle nii meeldis, et siga kasvatati 150 kiloseks. Ja siis kuskil novembris löödi maha, panti see soola vette ja jaanuaris võeti välja ja siis suitsetati. Ja too oli nii hea, kui suitsusann. Kas see on, Mulgimaal on ka suitsusann või? Jaa, meil on ka, Kopratalus on suitsusann. On olemas, jah. Ja seal siis suitsetati marlis, mina käisin neid ära toomas sealt. Ja siis panti sahvri uks panti lukku. Siis ma oleks võib-olla kõik nad ära saanud. Jah, soolakiht oli peale, see sool tuleb välja tagasi hästi madal temperatuuril pikka aega. Et kõik need asjad, ütleme selles talus, mis on see turismitalu, need asjad on seal siis olemas. Jah, sellega on kõigiga seal, me oleme see ise suitsetatakse praegugi. Kasutatakse sigu siis? Ei, sigu ei tohi, see on jälle keelatud ju. Ja nüüd on keelatud. See oli ka siis keelatud, kui seda katku veel ei olnud, et seda ikkagi jälle piirati. Sul ei olnud võimalust kõiki neid nõudeid täita, mis sea kasvatamiseks vaja on. Ütle, kas see, mis sellel turismitaludel on mingi organisatsioon ka, ma ei ole väga kuris. Mis katusorganisatsioon? On olemas küll, jah. Maaturismi katusorganisatsioon on olemas küll, jah. Eesti maaturismi. Aga sina oled ka seal liige või? Kopratalu oli, jah. Ma nüüd hetkel ei tea. Oli, jah. No ütleme, kas seal selles turismi, selles süsteemis lasti midagi nagu arendada ka või ikkagi need, nagu öeldakse, kruvid keeratakse? Seal võib-olla võib väikest ette tuua, et tegelikkuses oleks võinud, ma panen hääleta peale, just see maaturismi ühing oleks võinud rohkem võidelda selle nõuete vastu. Ütleme, kas need inimesed, kes seda ma ei ole kunagi huvi tundnud, pole ka vajadust, ma ei ole sellega tegelenud, et kas need inimesed, kes seda maaturismi juhtisid, olid ikkagi kompetentsed ja õiged seal või? Jah, võib öelda küll, et olid. Aga midagi ikkagi vajaka, sellepärast, et see bürokraatia kasvas üle pea kõigil. Ütleme, et kas oled ka ise kandideerinud sinna? Ma olen liige olnud, jah. Juhtorganitesse? Jah, aga seal ongi see lugu, et kui sa oled nii ülekoormatud, sa ei kandideeri enam kuskile. Sa ei jõua lihtsalt. Füüsilist ei jõua. Jah. Emotsionaalselt, füüsiliselt, sa vaimselt oled nii hõivatud kõikide asjadega, sa töötad kõik päevad nädalas. 7 päeva nädalas, 24. Ja võib öelda isegi, et 8 päeva, et me ise nimetasime seda sellepärast, et kui sa oled ettevõtte ja sind keeratakse niimoodi kruvide vahele, siis sa töötad jooksuga. Ja ehk sa töötad 2 korda rohkem, su efektiivsus on 2 korda rohkem,
aga seal nagu oma lõivu hakkad maksma nii tervisega kui muude tegevustega. No muidugi üht asja on tähtis on, et oleks need, kes on sinu mõttelaadi ja tegutsemislaadi inimesed, oleks seal ka üleval juhtimas, et ta ei pea võib-olla ise turismitalu peremees olema või ka selle kaasomanik, aga noh, et ta oleks kompetentne. Nad peaksid ühinema, jah. Et kompetentsus. Jah, nad peavad ühinema, muud valikut ei ole. Sest küll oli nagu ühes maakonnas üks mees ja teises maakonnas teine mees ja sellest ei ole nagu palju abi. Peavad ikkagi kõik ühiselt aru saama. Aga noh, bürokraatia tegutseb ka veel niimoodi, et nad tulevad nagu sulle tallu ja siis nad kõigepealt murravad sind oma meeletute nõuetega ja siis võtavad grammi tagasi kavalalt. Ja sa oled väga õnnelik, et see gramm sul tagasi võeti. Ma peame siin kinni, ma kordan, et ma ei saa hästi aru. Tähendab, me oleme loonud turismiorganisatsiooni. Jah, aga turismiorganisatsiooni ei saa mitte midagi teha selle bürokraatia vastu. Oota, kes seda bürokraatiat siis? Ma mõtlesin, nemad tekkavad. Ei, mitte nemad. Ministeeriumid, erinevad ministeeriumid. No mingil ajal nimetati neid euronõueteks, pärast tuli välja, et nad ei olnudki euronõuded. Aga ma mõtlen, et kas Maaeluministeerium ka susid teid või? Ta nagu oli seal, noh, ikkagi nagu kogu aeg küsiti ja kogu aeg olid nagu huvitatud asjast, ega midagi paremaks ei läinud sellest. Ma ikka ei saa aru, et kui meil on loodud nagu sinul, et sa oled võimas tegija ikka, müts maha su ees, et sinu perekonna ees, et niisuguse suure asja teinud ja minu meelest niisugused inimesed peaksid ainult aitama kaasa, et sa rohkem raha saaks, et sa saaks rohkem arendada. Sa tahaks veel selle, no ütleme, sina ei ole enam, aga muidu tahetakse arendada või? No ikka jah, pojad on ikka ka, neil on oma entusiasm ja nad kuidagi usuvad, et on ikkagi veel võimalik, et võib-olla neil ei olnud need numbrid niimoodi nagu kohale jõudnud, demograafilised vähenemised ja muud asjad, aga see on hea, kui nad ikkagi veel tahavad teha ja noh, senikaua kui need tahtjad on, tuleb teha. Ja ei loomulikult. No räägime, sul olid seal keerulised ajad. Andro on ka mind valgustanud, ma ka uurin igalt poolt, kuna ta on Tartu Hoiulaenu Ühistu esimees, siis oli ka sul vaja, sest sulle taheti, nagu öeldakse, ora persse lüüa, vabandust väljenduse eest, firmale ja kohe pahatahtlikult ja oldi kohe kallal, et sinule 1-0 ära teha. No Andro nägi neid dokumente ja paberid kõike kõrvalt. Ja et sellest tuleb ka rääkida, et kui firma tegutseb, siis tuleb ja kui on pank nagu Tartu Hoiulaenu Ühistu nõus rahastama ja vahendeid sinna eraldama, siis mingi teine pank, kes ei ole muidugi meie pank kahjuks. Jah, kes ei ole Eesti Pank, ütleme nii meie pank. Ja tema tahab kohe hapligu välja lasta. Seal oli selline situatsioon, et me jäime nagu kahvlisse. Ikka ei juhtum, no. Ühelt poolt oli vaja lõpetada PRIA projekt, mis vajas raha ja teiselt poolt siis 2008 aasta masu kinnisvara hinnad langesid nii palju, et pank hakkas küsima enne tähtaegselt laenu tagasi. Enne tähtaegselt, jah. Ja ei olnud mitte mingisugust. Ma esitasin 25 erinevat taotlust, millest siis 24 ei vastatudki. Esimesel öeldi ei ja teistel enam ei vastatud. Absoluutselt, jah. Ja siis oli see olukord, kuidas saab siuke asi, et sa teed taotluse? Jah. Nii, pangale. Sai ta kätte? Sai. Sa kontrollist? Jah. Aga miks ta ei vastanud? Ei, lihtsalt ei vastanud. Neil oli oma arvamus nagu kinnitatud. Sõbrad, näete, kuhu me oleme jõudnud nende pankadega, mis ei ole mitte omad. Tartu Laenu Ühistu taheti ka ära uputada. Aga alati peab võitlema, nagu sina võitled. Ja tulite, nagu ma aru sain, tulite välja. 17 aastat võttis aega siis. Tänaseks on kõik lõppenud, jah. Vahepeal oli hetki, kus oli siis ametnik, pankrotihaldur, kes määrati, ma isegi ei teadnud ta nime aastaid, 4 aastat ta ei kirjutanud ühtegi kirja. Ta ei võtnud mu isegi ühendust mitte. Ei suhelnud sinuga? Absoluutselt. Ja ometi oli sinule? Oli minu pankrotihaldur 4 aastat. Jah, isegi helistanud ei kirjutanud. Et selline. Kuhu me Eesti riigis sõbrad oleme jõudnud? See oli üks hetk 4 aastat vahepeal, jah. Ja ma isegi ei teadnud, kes ta on üldse. Ja minul puudusid igasugused vahendid teda otsida kuskilt või
või kus ta üldse esitseb või mina siis ikka, sina oma perega, oma esivanematega oled rajanud talu. Noh, igaüks on midagi pannud. Ja selle suureks teinud, võimsaks, ta on, ma arvan, Eesti üks võimsamaid. No ma ei ole läinud, kui ma seda pilti nägin, siis igaüks võid minge, pange sisse Kopra turismitalu OÜ, Tuhalane, Mulgi vald ja te näete, milline pilt. Saate veel suuremaks ka teha. Ja ma tulen suvel külla, lihtsalt huvi pärast. Et ma olen sellise mehega rääkinud, kes selle alustas. See on sinu idee, sinu mõte. Jah, oli küll. Ja sa oled selle kõik teinud selle nimel. No et elus tekivad vahel naistega arusaamatused. Sa ei ole ju viinamees. Ei, ma ei joo ei suitseta. Üldse ei ole? Absoluutselt ei võta. Kuule, 2 meest kokku sattunud. Sa ka ei võta? Ei võta, jah. Mitu aastat? 25. Ma 27. Ai, sa oled must toore, sa juba lapsele alustasid. Ja ma lõpetasin 28 aastaselt, ma sain aru, et see ei sobi muga kokku. Aga suitsu üldse teinud või? Suitsetamise lõpetasin enne seda veel. Ma ei ole ühtegi suitsu teinud. Aga ma ei olnud ka mingi suitsetamisega. Vaat kui tublid mehed on kokku sattunud. Ja siis tuleb välisteguritest, mitte sinust tulevad teguritest. No kui sa ehitad midagi ilusat üles, siis tekib olukord, kus keegi tahab seda omale saada. Ja see hakkaski kõik sellest, nagu ma pärast hiljem aru sain. Ja nüüd ütleme, sa käid seal ikka vahest või? Tänagi tulin sealt, jah. Ikka mul ema seal ja pojad. Ema, kui vana sul ema on? Ema on 85 saab. Aa, näed, just praegu helistaski vahel. Noor tüdruk veel. Jah. Et mina olen muidugi abielus 53 aastat. No selles suhtes mina soovin sulle, sest mina... Aga mina ütlen, et mina vana liiderdaja, kurat tahtsin eksida. Aga tubli, et siukene, kes pani paika. Aitäh, abikaasa Kleeri. Et eks elus ongi väga raske, et neid hetki, mida sa ei ole ise põhjustanud endale, olen mina põhjustanud. Ja nüüd ma mõtlen, milleks mul seda vaja teha oli. Ja siis ma ei mõelnud. No jah, eks see käib ka elu juurde. Kuidas see üks naine ütles mulle kevadti, et sulle lõi see, mis asi pähe? B-tähega algas. Ega ma ka ei tea. Igatahes Google järgi. Aga tänu, et sul on inimene kõrval, kes ei lase seal sündida. Sest perekond on elus kõige tähtsam. Perekond on elu, perekond on areng. Perekonnaga hakkavad kõik asjad peale. Aga ütleme nüüd, kui ma Andrus sain aru, Andrus on sinuga rääkinud, et sa tuleks kandideerima, sinusugust tarka meest on Tartu linna väga vaja. Sinu pooled on need, kellest tuleks sealt, ma ei tea, kus nad seal tornis, kus nad seal on, trepist alla saata. Visata ei tohi vist, aga nii juhatada kergelt. Ma olen ka aru saanud, et siin Andrul on selle bürokraatiaga tõsiseid probleeme. Viiakse vanker ukse eest ära ja hobusega ei tohi enam Tartus üldse liigelda ja nii edasi. Noh, vaata, see on see, et Andru on aktiivne, noor mees. Ja siis on need olemas kohe need inimesed, kes hakkavad takistama ja kes hakkavad... Ja hakkavad kõike kiusu tegema. Tooge vanker tagasi, kes viis, tooge palun tagasi ja kohe. Ja kes teab, kes viis, tulgu, ütelgu meile. See on ju see, et... Sporti oled sa teinud? Teen praegugi. Mis sa teed? No praegu on küll jõusaal, aga vanasti sai maadeldud. See käib jõusaalis koos või? Jah, sa ka jõusaali. Praegu veel käid? Ja käid jah, eilegi käisin. Mitu korda on tagas? 3. Mina ka 3. Mitu minutit saad? 1,5 tundi. 1,5 tundi. Ma teen natuke vähem, ma teen võib-olla suuremate raskustega. Ei tea, kas teed? Ei, sa kaalud ka rohkem. Ma olen 77 kilo. Sa pead hoidma niimoodi. No ma olen vanem ka palju. Et no ma alul kõndisin 10 kilomeetrit iga päev, aga siis ma vaatasin, et kurat, ma tegin ju tõstmist vanasti Epahel. Siis vaatasin, et kurat, kott, kus see lihas on, aga vaata kui imelik on. Paragu sa ei tee trenni. Jah, aga eile ma ühe vana jõumehega rääkisin. Vaatasin, näed, ma alustasin sellest raskusest. Aga nüüd ma juba surun 50 kilo
seliti. Ta ütles, et sul on lihasmälu, ma muidugi ei tea, mis asi ta on, aga sa tead või? lihas tuleb tagasi, kasvab selle, tänu mälule kasvab see lihas sellesse endistesse piiridesse enam-vähem tagasi. No räägitakse, et sinnamaani kergemini kasvab tagasi. Aga sealt edasi muidugi, noh, aga ei tasugi. Aga mina ei teadnud todagi, sealt varem ma ei teadnud ja eilatu mees rääkis, et lihasmälu, ma mõtlesin, et lihasmälu. See aitab kuigi palju tagasi kasvada lihastele. Jah, nii ta on. Et teed kordusi ja tuleb, noh, ta ei tule kohe, aga pika peal tuleb. Aga ütle mulle, mis sporti sa omal ajal noorust? Maadlane olin. Maadlane? Ja päris mitu aastat sai oldud vabariigi meister noortes seas. Ausõna, me peame jälle ühte asja teinud. Täpselt, jälle. Ma ei olnud nii kõva mees kui sina. Kes sul treener oli? Minul oli tegelikult Tihemetsa koolis oli Aleksander Plattais oli ja Viljandis oli Vares. Varest on tuuli mees. Varesel olid väga tuulid mehed. Ja. Mina olin... Ja isegi Varest asendas teinekord Kõiv. Ja tean, tal oli väga tuuli poeg. Ja, kahjuks just olite mälestusvõistlused. Ja, et Viljandi mehed 2 medalit. Aga näed jällegi linnavalitsus Viljandist nagu on otsustanud selle maadlusklubi hoone ära võtta. Ausalt või? Jah, jälle. Ühesõnaga fakti ette ikkagi korralikult, et kas maksad mitu korda rohkem üüri või koli välja. Aga kusjuures alles mõni aasta tagasi maadluskeskus ühesõnaga oma rahadest remontis, see oli siis endine SEB hoone seal, SEB panga hoone, oma rahadest remontis ta maadlusklubiks ja siis nüüd siis tänapäevane linnavalitsus arvab, et... No sina ütleb, maadlesid ju nõukogude ajal. Ei, minul oli kõik Eesti ajal on minu. Aga see nõukogude ajal maadlengi või? Ei, see oli minimaalne, mis siis, ma olin väga noor ka selle. Mina maadlesin just. Mina maadlesin EPAS, noh, seal olid... Ei, maadlesin, jah, nõukogude ajal lõpus. Ikka ma mõtlesin, et ikka nõukogude ajal maadlesin. Jah, ikka, jah. Et maadlus on jah, kuidagi, noh, selline, ta on esiteks, et sa oled julge, sa pead teised maadlemine, ma muidugi nii kõva mees ei olnud kui sina. Aga ma ütlen, et kui Eestis oli Põllumajandusakadeemias, no ma õppisin päevasosakonnas, agronoomi, oli EPA meistrivõistlus maadluses. 3 päeva kestsid võistlused. Iga mees, kes arvas, maalt tuli, et ta on naabripoisiga tõugande, tuli maadlema. Õige. Ja neid oli hea selliti laduda. Aga siis, kui tulid juba meistrikandidaatid, siis läksid ise selliti. Siis läksid kohe ise. Mina olen võitnud isegi siin Tartus oli ju EPA spordihoone oli selles vanas kirikuhoones. Oli, seal olid need maadlusvõistlused. Ja seal oli Akesmeti turniir ja ma võitsin selle ära. Võitsid või? Jah. Ma ei mäletanud peast enam, mis aastal see oli. Äkki see vaataks mu pojal ühes kaalus? Täitsa võimalik, ma olin seal kuni 103 kilo oli. Sealt üle oli siis raske ka. Minu poja noorem ka, ta on 53 aastat vana, sealt 56. Aga noh, te võite seal tunda neid. Ja, vanade maadlejatega sinna. Ma panin nad 5-aastasest maadlema poist. Aga sa oma poisse, mis panid tegema? Noh, nemad on ka maadluses käinud, praegu nad teevad jõusaalis küll. Niimoodi vanem poiss oli kõrgus, tähendab see korvpall meeldis väga. Noorem poiss on jõusaalimees. Jõumees. Jah, aga ta teeb ka seal. Ma vaatan, ma käin ka siin Tartus jõusaalis. Mis jõusaalis käid? Ma käin see, mis on MV siin. Aha. Siin selle K-rauda juures. Teeme. Tarmo Mitt, vana rammumees, juhib seal seda mägi. Peeter Haan on muidugi see omanik. Et ma vaatan väga palju noori käib ja tüdrukuid. Jah, sina vaatad noori tüdrukuid, aga minule meeldivad jällegi, kui siukse 70-80 aastat vanad naisterahvad tulevad. Aga neid ma ei näinud. Jah, need on tublid. Aga sa oled näinud või? Ja, olen näinud, jah. Mitte vanad, vaid noored, 70-80 aastat noored naisterahvad. Minu ealised. Ja käivad ja see on järjest populaarsem. Võib-olla ma käin valel kellaajal. No sa pead vaatama. Käi mõni teine kellaaeg, vaata, muuda vahelduseks kellaaega. No ma käin hommikuäras, see on nagu lihtsam. Minu jaoks. Aga ütleme niimoodi, et kui võtelda, et sport on see, mis on väga vajalik. Ja nii tahaks, et inimesed rohkem sporti teeks. Seda on üldse nii raske mõista, et kuidas on võimalik ilma liigutamata, ma vaatan kedagi meesterahvast on ju, ta ei liiguta ennast, ta sööb ennast paksuks, tal on kogu aeg halb olla ja ta hädaldab.
ja ta mitte midagi selleks ise ei tee, et parem oleks. Et see on kuidagi nagu müstiline vaadata, et kuidas siis niimoodi, sealt hakkab kõik, see spordist hakkab enesedistsipliin. Ütleme, et sina oled mulle nagu poja eest, et tänapäev ma vaatan, et väga palju käiakse nendes klubides joomas. Ma kuulen, ma ise ei käi. Aga kuidas sina märkad, no sa ei lähegi sinna? Ülikooli aegadel ikka grupikaaslased ikkagi vedasid sinna ka, aga ma ise väga siin ei tükkinud, jah. Aga kui see on tegelikult, kui see muusika on paraja kõvadusega, on ju, ja kui see on hea muusika, kus on ka meloodia, kus sulle ainult trummi müdin on, siis miks mitte tantsida on ju väga tore. Enne jäi ka jutt pooleli, et sa ütlesid, et sa oled pilli mängida, aga sa kuskil ansamblis ka mängis noorelt? Jaa, Karksis oli ansambel ka ja kunagi sai tehtud selline ansambel ja siis... Aga mitte, ütleme siin ülikoolis Tartus? Ülikoolis ei ole mingit. Meil kuidagi ei olnud seda grupis, seda muusika tegemist, aga nüüd Ukrainas mängime, meie külas mängivad, ma ei tea, 10 meest mängib kitarri ja 4-5. Nagu Nõukogude Liidu ajal oli, kõik tütarlapsed pidid ju klaverit õppima 7 aastat. Ja nii ongi, kõik naabrinaised on klaveri mängijad. Ja siis viiuldajad. Nii, tuleme nüüd lõppu on jäänud väga aega. Et me vaatame tänast. Kuivõrd sa üldse Eesti asjadega kursis oled? Sa oled 10 aastat olnud. 10 aastat olen Ukrainas olnud, aga kursis ma ikka olen internetis, ma olen kõike nagu lugenud ja suhtlemine ju käib pidevalt Eesti vahel. Ütleme, et see Andro on sinuga rääkinud. Androga oleme ju kogu aeg ühenduses. Ja kogu aeg me oleme pidevalt jaganud. Noor vitaalne mees veel, et sinusugune mees nii suurte kogemustega, nii professionaalne. Sa oled professionaalne mees, kes on loonud oma käte, oma vaimu, oma tahtega, siukse kompleksi, mida paljud ei ole ette näidata. Kes veel peab olema Tartu linnapea, kui mitte sina? No suur tänu, jah. 100 000 elanikku saad hakkama küll. Kõik ei käi muidugi valimas. Et kui palju sa oled nüüd jõudnud jälgida ja missuguseid vigu sa välja tooks praegus, mida tänane valitsus teeb? Tänane valitsus, mitte linnavalitsus, aga ma mõtlen Eesti Vabariigi valitsus, Reformierakonna juhtimisel. No siin on asi on julgelt kritiseerida? Miks mitte, jah. Sest vaatan valimistele on ju. Tullakse välja uute ideedega, jälle hakkab võetakse mingid teemad ülesse, saadakse suured hääled, 4 aastat läheb mööda ja Eesti rahvaarv on jälle langenud. Ja tulevad jälle valimised ja niimoodi juba siis mitu korda 8-9. Ja jälle on rahvaarv langenud. Ja jälle lollitab inimesed ära ja jälle nad saavad oma hääled kätte. Et see on teine. Teine asi on see, et ametnike arv on kasvanud, bürokraatia on meeletult kasvanud, mis takistab ettevõtlust. Sealt ongi tegelikult praegu see majanduskasvu külmemine nagu tekkinud. Nad on hakanud sellest aru saama, aga ma kaldun küll arvama, et need liigutused, mis praegu tehakse, need tehakse jälle selle jaoks, et saada jälle sügisel oma hääled kokku ja oluliselt midagi paremaks ei lähe. Majanduskasv tekitatakse maksutõusuga, see on täitsa, see on mitmendat korda juba Reformierakonnal läbi viidud nõks, et tõstame makse, täpselt nagu 2008 masu ajal tõsteti ju makse ja käibemaksud juurde ja siis hakkas nagu kuidagi raha, liikuma, et tekkis nagu majanduskasv, et see on ka täitsa müstika. Näil ja majanduskasv, tegelikult majandus sureb seal taga. Ja kui pankrotid kestavad 17 aastat, no kas sa julged siis midagi teha? Ma ei ole kuulnud siukest asja. Vaat ei ole kuulnud, aga tegelikkuses on juba siin ajakirjandusest järjest. Sa ajakirjandus ei ole kirjutanud kuskil või? Sellest ei kirjuta ükski ajakirjanik sellistest asjadest. Vaata, ma soovitaks panna näiteks sellised asjad, et võtame näiteks Eesti inkassofirmad ja vaatame, kes seal omanikud on. Siis tuleb välja, et ajakirjanikud on inkassofirmade omanikud. On või? Jah. Sa tead, kes on Uljanos inkasso omanik? Ei tea. Ants Asluik. Ausalt? Jah. Ja kui sa paned need... Aga sa tead raudselt? Raudselt, kontrollisin ka veel. AI-sse võid ka panna veel, sealt tuleb ka veel. Ants Asluik on inkassofirmade omanik. Kuulsite head inimesed? Ja proovi see siis nüüd mingisugune ajakirjanduses midagi siis läbi ja kohe tekivad vastu artiklid. Minul ei ole nagu karta enam midagi, sellepärast et mina olen nagu oma asjad nagu ära teinud
ja ma ei karda midagi. oota see, ma küsin kohe ära, mul meelest ei lähe. Sinu sissekirjutus on ikka Tartu linn, Jah, mitte Ukraina, jah, ikka ei, ma olen ikka Eesti kodanik. Eesti kodanik. Eesti mees. Ma ei saanud lihtsalt Eestis ka midagi teha, sellepärast kui pankrotiprotsess käib, siis sa saad elada miinimumpalgast ja miinimumpalk on, selle eest sa pead veel oma tööriided ostma ja tööl ka käima ja kõik muu selle võilev kaasa. Millest see elas, kui sa no väga minimaalsed sissetulekutest, jah. Ja kogu aeg kontrollitakse ja kui vabakäiguvang... Järelikult, kui ütleme hetkeks sinna tagasi tulla, siis kellelgi oli soov sind vee alla tõmmata. Isegi mitte, oli soov Kopra talu kätte saada, sellepärast, et lihtsalt tasku pista? Saadeti kohe isik, kes ütles, et nüüd kirjutame Kopra talu selle ettevõtte nimele ja kui sina tahad, siis sina võid ka 25% omanikuks jääda. Ma keeldusin sellest ja pärast seda... Sina tahad, kui sina oled 100% Kopra talu omanik. Täpselt, jah. Olnud pikki aastaid. Ja niimoodi käivad Eesti riigis. Jah, täpselt. Ajakirjandus. Ei no, sa räägid ajakirjandusest, noh. Kellele sa praegu, Ansas Sulgel ütlesid praegu või? Ei, ma ütlesin Peeter Ernits. Said Riigikogu. Keegi sulle pensioni ära või seda ära ei võta. Riigikogu palka. Kirjuta ka midagi. Jah. Ja siis pärast seda öeldi, et kui ma keeldusin, siis öeldi, et nüüd kisume sind tükkideks ja see nägi ikka väga jõhker välja, kuidas seda hakati tõesti läbi viima. Et aga noh, ütleme, et aeg läheb edasi. Ma ikka ei saa aru, et sa istud kodus laua taga ja keegi vend, tere. Ja tuli niimoodi, tuli väga kalli autoga, sõiti soovi ja pani Ruudo Puks on sinu nimi või? Täpselt, jah. Ja nüüd on see talu minu oma. See on läbi elatud asi. Ja kusjuures tal oli kõik minu dokumentatsioon pankadest igalt poolt välja prinditud selline dokumentatsioon, mida tal ei oleks tohtinud olla. Pani pakkide viisi niimoodi lauale. Ma olen sellest rääkinud politseile, ma olen sellest ka kapole rääkinud ja mitte midagi. Kapol oled rääkinud? Ja, olen rääkinud. Mis tema ütles? No võeti teadmiseks, aga... Aga kus teadmine? Ei tea. Kus teadmine on? Ei tea. Tasub vaadata näiteks neid kohtunikke, kes viivad pankroti läbi, kes on nende lemmik pankrotihaldurid, milliste kohtuprotsessidega nad ise juba seotud on omavahel. Kuidas need kohtunikud omavahel seotud on, mis on inkassofirmad, kes on omanikud, mis artiklid nad kirjutavad, kuidas nad omavahel suhtlevad, kui see kõik panna laua peal on kõik ju, tegelikult on ju kõik väga selge. Seal ei ole nagu midagi, nagu ei pea seal fantaseerima mitte midagi. Ei, ma mõtlen seda, et Eesti dikteerib ennast demokraatlikuks riigiks. Ta vist ikka on, jah, et nime järgi. Aga ma ei usu, et Eesti rahvas teadlikult valib siis kogu aeg nagu ühte-kahte parteid ja niimoodi, et tulemuseks on kogu aeg demograafiline, noh, ütleme inimeste rahvaarvu langus. Ma ei usu seda, see on kuidagi nagu vastu loomust, et Eesti rahvas, kes on nii tark ja haritud, ise ennast hävitab. Ja iga valimisega, ennem igat valimist, jälle tekib mingisugune show, kuidas nad saavad need hääled omale, see on nagu ebaloogiline. Ei, ma mõtlen seda, et valimised on ju, peaks olema kohalikud valimised pühapäeval, pühapäevase päev, ma ei tea, mis päev, ta on 16 või oktoober, on pühapäev, aga meil on veel eelvalimised ja mingi e-valimised. Ei ole kellelegi sellist lubadust andnud, et mingi e-valimised oleks. Et inimesed peavad nagu jõudu näitama, aga nad ei taha või ei julge. Ei näita jõudu, jah. Või ei julge. Aga ma tooksin siin ka see, kuidas see oli, et miks ettevõtted ei saanud enda eest seista, oli see, et tuleb, kõigepealt sõidetakse sust tangiga üle, ütleme, et sõidetakse üle jalgade ja siis tehakse selgeks, et me oleks ka su kätest üle sõitnud, aga me oleme head su vastu. Ja niimoodi pannakse kõik ettevõtted niimoodi raamidesse, see on nagu süke, ja see on süke nagu välja pressimine. Kus suur su kõige paremal ajal, ütleme, käive oli aastas? Tähendab, seal on ta vist ju, see oli kroonides ju. Ütleme, eurot mäletada? Eurodes ei mäleta, aga kroonides oli ikka päris mitu miljonit kroonid. Mitu miljonit, jah. Keegi hoidis sul silma peal, need vennad hoiavad Eestil silma peal. Eestil silma peal. Jah. Et kuule, sel mehel on palju raha tekkinud, tal ei ole seda vaja.
Nad tegelikult lastel olla 25%. Nad ei ole võib-olla mina ei ole siukest nahaalsust kuulnud, mees tuleb minule tuppa ja teatab, et sa oled koos abikaasaga 100% osanik, aga nüüd olete 2 peale 25-ga. Oli niimoodi 2 peale 2. Teil oli 2 peale abikaasaga, eks ole? Jah, no niimoodi võis öelda. Kuidas saavad asjad niimoodi minna? Ja inimesed käivad, kus te käite ikka valimas või? Tulge ainult üks kord pühapäevasel päeval valimiskasti juurde. Andro ostab bussi, Roos, Andro ostab bussi ja viib teid bussiga, kui te ei jõu jaoskonda minna. Aga ärge tehke te internetis ühtegi liigutust. Vaat nii tuleb teha, sõbrad, kui te tahate, et siin Eestimaal midagi muutub. Et ei muutu niimoodi, et nagu sinuga. Jah. Võta kepp ja kott ja kao minema. Täpselt, oleks võinud veel palju häid asju teha ja soov oli teha, aga lihtsalt see pankroti aeg ei olnud võimalik. Lihtsalt ei olnud võimalik. 17 aastat. 17 aastat kestis algusest lõpuni kogu protsess. Ja neid on tuhandeid. Mida tasuks veel... Oota, ükskord kutsus nad siia, tead mõnda veel peal, kes sinu taolist on läbi elanud? Oi, need on palju. Palju, jah? Ja. Mahuvad ei mahu ära siia? Ei, siia ei mahu mitte mingil juhul. Aga näiteks, kui ma toon, tasub vaadata näiteks pankrotihaldurite kodulehekülgi, kuidas nad kiitlevad, et eelmisel aastal 94 000 püsivõlgnikust käest õnnestus neil välja peksta 30 miljonit krooni. Vaadake, kui tublid me oleme. Mind paneb see just mõtlema 94 000. 94 000 inimest, kas ütleme, et mõnes perekonnas võib ka mees ja naine mõlevad põlgu olla, aga see on 94 000 peret. Ütleme, et on vähem natuke, ütleme, et on 90 000 peret. Igas klassis on mitu last vähemalt, kelle vanemad on püsivõlgnikud, kes ei saa kunagi seda toetust. Kuidas see sinna mõni lastud on Eestis? Aga ma tean väga hästi seda, kuidas hoitakse minusugused inimesed vaikimas, sellepärast, et kui ma oleks hakanud sellest veel aasta aega tagasi rääkima, siis minu pankrotiprotsess polekski lõppenud üldse. Oleks igavesti jäänud. Ja see kestis 17 pikka aastat? 17 aastat. Pidevalt, hirmul elamist. Mis värvi sul juuksed olid? No nad olid ikka pruunikad, jah, siuksed tumedad. Aga ma veel kord ütlen, Eestis on 94 000 püsivõlgnikku. Et sa küsid, et kas nad siia ruumi ära mahuvad, vist ei mahu. Ei mahu, ma mõtlesin, et neid on mõni. Aga miks me ei tea sellest, siis ma küsin, et inkassofirmade ajakirjanikud, me saame kogu info ajakirjandusest, meediast. Nüüd sa said vastuse, miks me ei tea sellest mitte midagi. Kusjuures kohtuliku viimane nõue ennem asjade lõpetamist, ennem kui ta siis mind nagu õigeks mõistis, oli see, et ta kontrollis, tema on pandud riigi poolt kohustus kontrollida, ega ma pärandust ei saa juhuslikult. Sest see tuleb ära võtta. See on riigi poolt pandud kohtunikule viimane nõue. See on nagu mingi klann kohe. No tasub vaadata seda sisemalt, tasub vaadata neid inimesi, tasub vaadata neid, kui ma kunagi ühe prokuröriga rääkisin, ma mõtlesin, et miks riik midagi ei tee, siis ta ütleb, et kuidas te ütlete, et riik ei tee, minul oli eelmisel aastal ju ajakirjanduses võite ju lugeda 3 korrupeerunud kohtunikku. Aga kuidas me nagu ei kuule ega ei näe, see info aihtub meil, me ei kuule seda. No ütleme, et see 17 pikka aastat selasid praktiliselt hirmu all. Võib nii öelda küll, jah. Ma nagu ei kartnud otseselt midagi, aga ma ei saanud midagi teha. Ilma jääda. Aga ma ei saanud midagi teha, sellepärast, et muidu see protsess polekski lõppenud kunagi. Aga sul advokaat oli või? Advokaadi, no oli, aga advokaadiga on see, et advokaat vajab raha, kui sul raha ei ole. Ma esitasin kohtule palve juriidilise abi saamiseks, öeldi ei, ja ma kaebasin selle edasi ringkonnakohtusse, kust tuli vastus, et me ei võta üldse arutluselegi, kas me hakkame arutlema teie toetamist juriidilise abi. Tartu ringkonnakohtu otsus. Ja pärast seda ma sain aru, et mul ei ole ka mitte mingit lootust juriidilisele abile. Elame ikka Eesti riigis või?
no vot tundub, et sa oled 75, sa ei tea sellest midagi. Aga nüüd küsi enda käest, miks sa ei tea sellest midagi? ma ei tea jah. Sellepärast, et meedias ei ole mitte mingit ühtegi infot selle kohta. Ja nüüd küsi, kes on omanikud nende seas, kes neid võlgasid nõuavad, kes hoiavad inimesi seal ringides sees ja siis sa saad vastuse sealt, see leiad ilusti üles. Inkassofirmade omanikud vaata esimese hooga üles kõik ja võta kõik inkassofirmad ja näed siis, mis toimub. Kuhu me oleme jõudnud siis üle 30 aastane Eesti riiki. Täpselt. Ja ma vaatasin, alles oli hiljuti, kus Äripäev kiitis Ekspress seda Uljanus Inkasso aastapäeva üritust, kui tublit nad on töötanud. Rõõtav isiklikult oli seal kohal ja muidugi oli Ansai Luik seal kohal. Ja et siis võib ka aru saada, kuidas siis ajakirjandus siis omavahel töötab. Et asi on ikka väga tõsine. Tegelikult on asi katastroofiline, kui ma veel kord toon selle numbri 94 000. Seda ütlevad pankrutihaldurid, kes seal ise välja nõuavad, nad ise kiitlevad sellega. Tasub vaadata. Kohtutäiturid, pankrutihaldurid, nende kodulehtede peal käia, siis näete, kus need reklaamid läbi jooksevad. Ja kui ma mõtlen, et iga päev ilmuvad meil lehed. Jah, aga kes see kirjutab selle lehe? Ei, ma lugesin, ma muidu Postimeest ei loe, aga mul sõber helistas, et osta laupäevane Postimees, et seal on Jaan Männiku jutt, kes oli kunagi panga, mis ta oli, panga nõukogu esimees. Ja ta kirjutas sellest veebfondist, kus siis Eesti ärimeestel võeti raha ära. Ja seal läks see lahti, siis ma vaatasin, nüüd on hakanud kirjad tulema. Nüüd on hakatud kirjama, aga vahepeal oli vaikus. Mina olin Riigikogus ja ma tahtsin seda teemat siis õiguskomisjoni, ma ei saanud allkirju ka alla. 5 allkirja oli vaja saada. Ja suure häda, kui ma sain need. Et sai sinna õiguskomisjoni ja seal arutati, et ma ei tea, palju summa oli 36 miljonit dollarit vist. Et no nii palju ei annan 10. Ja kuna tookord Jüri Ratase juhtival valitsusel oli 56 häält Riigikogus, siis see kukkus läbi, ei saanud 50 häältki. Nii et me oleme ühed lurjused, me räägime küll, et kui me tuleme võimule, siis me panete midagi, kurat. Hakkame ükskord Eesti riigi eest seisma ja tegema kõik selleks, et inimesed tahavad siin elada ja tunnevad ka rõõmu, mitte vastupidi. Kõnnivad seina äärtpidi ja vaatavad, kuidas homne päev mööda saata. Rahvaarvu langemine on suhteliselt ju pikaajaline protsess, ütleme selles mõttes, et ma ei kujuta ette, et seda, kui lihtsalt seda üldse muuta on võimalik, et seda tuleb muuta. Seda tuleb, selle vastu tuleb võidelda, sest isegi iga teadlane ütleb seda, kuulasin David Sveevi juttu Postimehes seal, kus ta ise ütleb, et kui demograafiline seis veel halveneb, siis no mis viga siis meid alla neelata on suurematel vendadel. Lihtsalt pole küsimustki enam. Aga ütle nüüd niimoodi, et kas sa oled, kui sa nüüd Andrule andsid nõusoleku kandideerida, kas sa oled nagu mõelnud ka, et mis teema sa nagu võtaks, mis on sulle nagu kas ettevõtlus või on mingi muu teema sulle, siuke püha? No püha teema on ikkagi see, et see, mida ma kõige paremini jagan, on ikkagi see bürokraatia vähendamine ja siis... No sellega oled sa... Ma olen kodus tegelikult. 2000 aastast kuni mis aastani? Kuni siis, mis ta siis oli? 22. 22, jah. Ma olen tegelikult sellega kodus. Aga teine siis muidugi ka see demograafiline pool, mida ma olen väga palju uurinud. Ja siis kolmas asi on muidugi see püsivõlglaste teema. Sellepärast, et kui need püsivõlglased ikkagi ühineksid, siis saaks palju ära teha, et sellist jama ei toimuks Eestis. Aga kahjuks
need inimesed ei käi ja ma saan väga hästi aru, miks nad ei käi valimistel. ei, ma mõtlengi seda, et kui olukord on, no mina oma saadetes nii siin Kaguraadios kui siin YouTube'is olen rääkinud, et sõbrad, tuleb tulla valima. jah, sellest ei. valima tuleb tulla ja mitte e-hääletamistega. muidugi neil on see server olemas, nad saavad võltsida, aga kui inimene läheb ise kohale, siis ta saab pärast algatada selle, et ma olen käinud, kontrollib, kas tema hääl on ikka seal kirjas, kus ta käis selles jaoskonnas või no mäletad, eelmine Riigikogu valimised oli, EKRE juhtis enne e-häälte lugemist ja siis kukkus kolksti auku. täpselt, jah. Ja mitte ükski riik Euroopas seda 28 riigist ei kasuta e-hääletamist, aga meil millegipärast seda tehakse. Ja mis kõige tähtsam on see, et muidugi inimestel ei ole ka kodaniku julgust, et sina oled julge siin täna välja ütlema väga selgelt ja arukalt. Nii kui sul on võlg või laen, sa ei saa enam. See on, inimene orestatakse sellega hetkega. Ongi kohe, jah. See on välisfirmadelt, ütleme, et see on välismaa laen ja seda seltskonda ei huvita demokraatia areng Eestis. Neid huvitab ainult suurem kasuminumber. Ja selle raha nad viivad välja Eestist. Alles jäävad võlad Eestis. Ütleme, et sa oled rahandust õppinud, jah? Jah, ma olen majandust õppinud, seal on rahandus ka. On sees, jah, siis sa jäävad seda asja küll. Jah, küll. No ma võin, näiteks praegu Ameerika väga võimsalt võitleb impordi-ekspordi tasakaalu eest. Siis see on üks olulisemaid asju, mis ühes riigis on. Aga kui me vaatame, siis meie eksport oli kogu aeg defitsiidis, ütleme siis, et meil imporditi rohkem kui eksporditi. Ja see on aastaid niimoodi olnud, aga see tähendab, mille siis osteti? Osta sai ainult võla eest. See tähendab seda, et välismaa müüs meile rohkem, meie võtsime raha võlgu ja ostsime välismaa kaupu. Mis on kohe 100% majanduse häving, kohaliku ettevõtluse häving. Ja, seal ei ole, no see on ju lihtne ja loogiline. Kus see raha siis tuleb? No ei ole seda raha, kui sa ekspordid no vaata ongi see, et vähem, kui sa ostad. Et hoiulaenuühistu, Tartu hoiulaenuühistu on Eesti, see ongi. On puhas Eesti kapital, aga kui palju on temale tehtud liiga? No proovitakse see, ega siis sellele seltskonnale ei meeldi. Aga astuge hoiulaenuühistu liikmeks, sõbrad, ja kaitseme oma rahandust, oma ettevõtlust ja lehte lugege vähem, sealt ei ole midagi lugeda. Lõpetame. Tänaks jah, ongi juba jah. No nii, head YouTube'i kuulajad, vaatajad ja Kaguraadio kuulajad. Tänane saade see selline, aga kui keegi teab, kus on Andro Roosi vanker, kas see oli tema oma või oli selle hoiulaenu? Hoiulaenuühistu omanik, jah. Ühistu oma kodanike vara, tooge tagasi ja tehke kõik selleks, et kohalikel valimistel te lähete jalgsi, üksi või koos abikaasa või perega jaoskonda ja valite seal inimesed. See oli tänane saade, minu külaline oli endine ettevõtja, hakkaja mees, tubli mees ja mis kõige tähtsam, ta saab igal pool hakkama, täna on ta siis Ukrainas ja 10 aastat juba Ruudo Puks. Aitäh. Aitäh teile veel kord. Nägemist.